Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka alustas aktiivset ettevalmistust sõjaks, mitte enam ainult sõnades. Valgevene jätkab pärast relvajõudude ulatusliku kontrolli lõppu sõjaväeosade sihipärast mobiliseerimist lahinguvalmiduse kontrollimiseks. Asi on selles, et Lukašenka kuulutas Valgevenes välja osalise mobilisatsiooni Venemaa üha uute Ukraina vastaste ähvarduste taustal. Vene diktaator Vladimir Putin naasis taas tuumaretoorika juurde ja teatas Venemaa Föderatsiooni strateegiliste jõudude tugevdamisest. Kremli juht teatas, et Venemaa oli sunnitud mõtlema strateegilise julgeoleku tagamisele pärast seda, kui USA lahkus raketitõrjeleppest. Samal ajal ilmusid üksikasjad selle kohta, kuidas Venemaa kasutas neid 3 vaherahupäeva rindel. Ja kahjuks Ukraina relvajõudude jaoks sai see probleemiks, sest vaenlane ei raisanud aega. Samal ajal teatas Kreml taas, et Vladimir Putin on valmis läbirääkimisteks Zelenskiga, kuid ainult ühel tingimusel. Millisel? Arutame seda selles saates. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage selle saate alla oma kommentaar. Ja tellige ka minu kanal ning Telegrami kanal Betši News. Selle link on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, Valgevene jätkab pärast ulatusliku relvajõudude kontrolli lõppu sõjaväeosade sihipärast mobiliseerimist lahinguvalmiduse kontrollimiseks. Sellest teatas täna Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka, kes naasis hiljuti kodumaale Moskvast, kus Vladimir Putin andis talle selgelt ülesande. Järgneb Lukašenka tsitaat. Edasi, nagu ma lubasin, mobiliseerime sihipäraselt üksusi, et valmistada neid sõjaks. Jumal andku, et õnnestub seda vältida. Ma väga loodan, et see protsess ei lõpe siin, et armee juhtkond ja eelkõige kaitseminister pööravad kõige tõsisemat tähelepanu puudustele, mis selle kontrolli käigus ilmnesid. Tuletan ka siin meelde, et märtsi lõpus teatas kaitseminister Viktor Hrenin, et Valgevene suurendab kasvavate välisohtude taustal kontrollide mahtu. Tema sõnul sai 11. märtsil alanud laiaulatuslik lahingu ja mobilisatsiooni valmiduse kontroll üheks suurimaks armee ajaloos. Selle raames kutsuti reservis teenistusse umbes 5000 sõjaväekohustuslast. Aprillis ütles Lukašenka selle kontrolli tulemusi käsitleval nõupidamisel, tsiteerin. Me valmistume sõjaks. Meie ei taha sõda, aga selleks ongi armee mõeldud. Kui keegi otsustab meiega rääkida ja meid läbi relva sihiku vaadata, siis me vastame. Selleks me valmistumegi. Samuti ütles Lukašenka, et sõja korral võib Valgevene suurendada oma vägede arvu kuni 500 000 inimeseni. Ja ma lihtsalt tuletan teile meelde, et eelmise aasta märtsis allkirjastas Lukašenka määruse riigiasutuste ja teiste organisatsioonide üleviimisest sõjaaja töökorraldusele. Määrus koordineerib riigiasutuste tööd sõja ajal ja määrab kindlaks hulga organisatsioone, mille juhtidele võib vajadusel anda sõjaväelised auastmed. Samuti tuletan meelde, et Lukašenka ütles päev varem, et riigiarmeed on vaja moderniseerida kaasaegse relvastusega, sest ilma selleta pole võimalik tagada tõhusat kaitset. Ja samas kutsus Lukašenka üles valmistuma maismaa sisseedungiks. Valgevene diktaator märkis samuti, et Valgevene armee peab arvestama oma territooriumi eripäradega kui võimaliku sõjategevuse piirkonnaga. Ta lisas, et tänapäevaseid sõdu pole võimalik võita ainult õhurünnakute ja raketilöökidega. Näiteks tõi ta Lähis-Ida konfliktid. Järgneb veel üks tema tsitaat. Viimased konfliktid räägivad sellest, näiteks Iraani, Iisraeli ja USA relvastatud kokkupõrge. Mida see näitas? Pommitati, loobiti pomme ja rakette ja kas võideti? Ei, ilma maismaa operatsioonita ei saa midagi saavutada. Ja kuu aega enne seda kutsus Lukašenka oma kodanike üles valmistuma 3. maailmasõjaks, nii vaimselt kui ka strateegiliselt. Veel üks tema tsitaat. Heidame kõrvale kõik illusioonid globaalse konflikti diplomaatilise lahendamise võimalikkusest. Pinget ei suuda leevendada ka rahvusvaheline õigus. Samuti märkis Lukašenka laienemistrendi. Ta nimetas seda kollektiivse lääne ohuks. Ja ta lisas, et Valgevene asub, tsiteerin, venima jäänud suurima sõjalis-poliitilise kriisi epitsentris.
ja samal ajal pöördus juba Venemaa diktaator Vladimir Putin taas tuumaretoorika juurde ja teatas Venemaa Föderatsiooni strateegiliste jõudude tugevdamisest. Kreml teatas, et Venemaa oli sunnitud mõtlema strateegilise julgeoleku tagamisele pärast USA lahkumist ballistiliste rakettide tõrjelepingust. Vladimir Putin mainis samuti raketikompleksi Oreshnik ja teatas võimalusest varustada see tuumalõhkepeadega. Eraldi õnnitles Vene kiilakas diktaator Vene sõjaväelasi mandritevahelise raketi Sarmat edukate katsetustega. Vene Föderatsiooni strateegiliste raketivägede ülemjuhataja sõnul plaanitakse esimene polk Sarmat kompleksidega viia lahinguvalvesse juba selle aasta lõpuks. Putin väidab, et selle raketi tegevusraadius võib ületada 35 000 kilomeetrit. Kremlis teatati samuti, et Sarmat peaks asendama nõukogude aja kompleksi Vojevoda ja väidetavalt ületab see oluliselt tema lahingu omadusi. Üldiselt on Vladimir Putin taas välja toonud tuumanuia ja vehib sellega jälle uhkelt. Ja kogu selle surve avaldab Kreml ühe eesmärgiga – proovida ukrainlasi hirmutada. Miks nii? Vaadake! Lukašenka ja Putini ähvarduste taustal astub välja Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ja teatab, et Vladimir Putin on igal hetkel valmis kohtuma Ukraina presidendi Vladimir Zelenskiga, aga ainult siis, kui see on sõja lõpetamise protsessi lõpule viimine. Ja selle kallal tuleb tema sõnul veel tööd teha. Putini pressiesindaja ütles samuti, et niinimetatud erioperatsioon peatub igal hetkel ja niipea, kui Kiievis tehakse vajalikud otsused, millest ollakse hästi teadlikud. Mõeldakse Donbassi loovutamist. Piškov rõhutas, et Ukraina teemal tehtud ettevalmistused annavad alust rääkida lahenduse lähenemisest. Kuid samas märkis ta, et konkreetsetest detailidest on veel vara rääkida. Ja lõpetuseks märgin, et 9. kuni 11. maini kestis 3-päevane vaherahu. Vene okupandid kasutasid pausi varjatud vägede ümberpaigutamiseks ja massiivseteks rünnakuteks uute droonitüüpidega. Nagu Sõjauuringute Instituudi analüütikud märkisid, ei lõppenud lahingutegevus ka vaherahu viimasel päeval, 11. mail, kuigi nende intensiivsus veidi vähenes. NASA satelliidisüsteemi andmetel jätkusid tulekahjude pommitamised kogu rindejoone ulatuses, hoolimata poliitilisest avaldustest vaherahu kohta. Ja Ukraina sõjaväe andmetel kasutas Vene armee välja kuulutatud pausi mitte deeskalatsiooniks, vaid oma üksuste tugevdamiseks. Eriti märkis Ukraina brigaadi esindaja Limani suunal, et okupandid tõid kohale reservid, koondasid isikkoosseisu ning jätkasid aktiivselt FPV droonide ja suurtükiväe kasutamist. Ukraina kaitsjad pöörasid samuti tähelepanu sellele, et Molni ja droonide kasutamine on järsult kasvanud. Nende sõnul suurendas Venemaa niinimetatud vaikuse ajal nende droonidega rünnakuid isegi võrreldes varasemate päevadega. Ukraina relvajõud oletavad, et okupandid võisid neid droone eelnevalt koguda, et kasutada vaherahuperioodi varjatud surve avaldamiseks rindel. Ja praegu jätkavad Vene väed katseid murda läbi Ukraina positsioonide juurde Oskoli jõe vasakul kaldal. See on Kupjanski suunal Harkivi oblastis. Samuti jätkasid Vene väed piiratud pealetungioperatsioone Dobropilja taktikalises piirkonnas. Lisaks jäi Vene armee püsima. Ta jätkas piiratud maismaa aktiivsust Novopavlivka ja Aleksandrovka suundadel, hoolimata välja kuulutatud relvarahust. Üldiselt on nüüd ilmne, et Putin tahaks muidugi, et Ukraina kapituleeruks ja allkirjastaks rahulepingu. Selleks peab ta tekitama uusi pingekoldeid ja siin ongi 2 punkti. Valgevene ning uued tuumarelva ähvardused. Siin ma panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjanduses või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!